Tere, mina olen Heidi Kokk Statistikaameti Levi osakonnast ja tere tulemast SKP infotundi. Hetke pärast tutvustab meie rahvamajanduse arvepidamise tiimijuht Robert Müürsepp seda, kuidas Eesti majandusel läks selle aasta teises kvartalis. Ja teie küsimused on samuti väga oodatud, palun postitage need ülekande all asuvasse kommentaariumisse. Ja ülekande slaidid või esitluse slaidid ülekande salvestuse leiate samuti pärast ülekande lõppu siis meie kodulehelt SKP pressiteate alt. Nüüd aga head kuulamist. Robert, palun. Tere hommikust siis ka minu poolt ja ma siis räägin natukene sellest, mis teises kvartalis Eesti majanduses toimus ja pärast põgusalt ka sellest võtan kokku meie suvise suurrevisjoni teemad. Ehk siis kõige olulisem number, mis siis on, et teises kvartalis langes Eesti majandus 1% võrra, mis on siis tegelikult juba tuntavalt vähem kui varasemate kvartalite jooksul, kui majanduslangus on olnud seal 2% ringis ja sellest üle isegi. Kui vaatame natuke detailsemalt, siis langus eelkõige tuleb ikkagi lisandväärtuse poolelt ja netotoote maksude panus on kolmandat kvartalit järjest olnud positiivne. Vaadata netotoote maksusid, siis 3 kvartalit järjest on olnud positiivne panus, seda nüüd ka sel aastal vaatamata sellele, et käibemaksumäär on tõusnud 10%, siis ikkagist maksulaekumine jätkab tõusuteel ja mingit erilist trendimuutust siin märgata ei ole olnud. Lisandväärtuse poolel on olukord teises kvartalis siiski muutunud. Selles mõttes on pilt natuke sarnane varasemale, et ikkagist enamus tegevusalasid on negatiivse panusega, kuid peamine muutus on selles, et see negatiivne panus on muutunud hulga tagasihoidlikumaks. Ja suurematest tegevusaladest sellist märgatavat langust näitas teises kvartalis vaid ehituse ja kaubandussektorid. Seevastu kinnisvaraalane tegevus oli selgelt kõige suurema positiivse panusega ja teised sellised suuremad olulised tegevusalad nagu töötlev tööstus, info ja side, transport on olnud seal nulliringis panusega, et lisandväärtus kergelt tõusnud langenud, kuid üldisele majanduse käekäigule see suurt mõju ei ole avaldanud. Kui vaadata viimase 4 kvartali käekäiku suuremates tegevusalades, siis siin tegelikult need trendid on üsna erinevad. Et ehitussektor on ainuke tegelikult, mis on olnud 4 kvartalit järjest selges languses, siis teistel on olukord muutunud. Kui töötlev tööstus oli 3 kvartalit järjest sellises halvenevas seisus, siis nüüd 4. kvartal tuli niivõrd nulli lähedane, et see muutus varasemat trendi oluliselt. Samuti kinnisvaraalane tegevus on olnud väga hüpliku käekäiguga ja ka kaubandus, mis võib-olla aasta tagasi veel näitas kasvu, siis nüüd on 2 kvartalit järjest langenud. Ja seda näeme hiljem ka tegelikult eratarbimise näitajatest. Et sisenõudlus siis teises kvartalis kokku vähenes 2,4% ja seda vedas eelkõige eratarbimise vähenemine. Eratarbimine vähenes 1,3% jagu ja sinna panustasid eelkõige siis kulutuste vähenemised rivastele jalatsitele, mitmesugustele kaupadele, teenustele, transpordile. Enim kasvasid kodumajapidamiste kulutused kindlustusele, finantsteenustele, restoranidele, hotellidele ja ka eluasemele. Investeeringud kasvasid teises kvartalis ligi 8%, mis on stabiilne näitaja võrreldes aasta varasemaga, et kerge positiivne, kuid väga suurt hüpet siin ei ole olnud. Ja peamine panus siis positiivse poole pealt tuli eelkõige investeeringutest mitte finantssektoris, kus siis ettevõtted panustasid muudesse hoonetesse ja rajatistesse ja need investeeringud kasvasid ligi 65%, eelkõige tingituna siis madalast võrdlusbaasist aasta tagasi. Suurim negatiivne panus tuli siis kodumajapidamiste investeeringutest eluruumidesse, mis vähenesid ligi 20%. Valitsemissektori tarbimine kasvas teises kvartalis 1,1%. Seda eelkõige vedas eest ikkagist palgakasv sektoris ja kuigi
on palgakasv võrreldes eelmise aastaga aeglustunud, siis tervishoiu ja hariduse palkade eestvedamisel on sellel ikkagist trend ülespoole. Kui vaadata sisenõudluse komponente natuke ka aastapikkuses võrdluses, siis tegelikult siin ka mingeid suuri muutusi ei ole, et kui me vaatame ka investeeringuid nüüd teises kvartalis kergelt kasvasid, aga tegelikult see viimase 4 kvartali käitumine ei ole midagi suuri muutusi toonud. Üldine trend on ehk võib-olla ainult sisenõudluses, mis on vaikselt olnud allapoole teel. Välisnõudluses sarnaselt siis ka lisandväärtusele tegelikult oli muutus teises kvartalis, et kui ma mainisin, et töötleva tööstuse käekäik oli seal, jäi umbes samale tasemele, mis ta oli aasta tagasi, siis seda on näha ka väliskaubanduse näitajatest, et nii ekspordi kui ka impordi varasem märgatav langus on tegelikult kõvasti aeglustunud ja sellega seoses siis ongi näha, et olukord on natuke paremaks läinud. Netoeksport on 3 kvartalit järjest olnud positiivne, mis tähendab, et me müüme oma kaupu ja teenuseid välismaale rohkem, kui ostame neid sealt sisse. Eksport kokku vähenes 1,6% ja import 0,3%. Et vähenemist oli siis just kaubavahetuse poole pealt, nii eksport kui import, ja tegelikult teenuste ostmüük siis välismaale siis juba kasvas. Kui teenuste import kasvas ka tegelikult varasemalt, siis nüüd pöördus ka teenuste eksport taas kasvule. Ja oli 0,8% kõrgem kui aasta tagasi. Mingit sellist väga nagu ühte peamist tegurit ei ole, mis oleks väliskaubandust oluliselt mõjutanud, vaid pigem selline hästi laiapõhjaline trend paramuse suunas. Võib-olla mõned asjad, mida välja tuua, on see, et elektrienergia eksport on kahanenud võrreldes varasemaga ja transpordisektoris tegelikult on hästi palju erisuunalisi muutuseid tingituna just sellest, millist transpordiliiki me vaatame. Kui me paneme Eesti majanduse võrdlusesse ülejäänud Euroopaga teises kvartalis, siis me jätkuvalt paistame silma, et me oleme seal kehvemate soorituste poolel. Meist suuremat majanduslangust näiteks teises kvartalis vaid Iirimaa ja kuid sellele vaatamata tegelikult sarnaselt sellele, kuidas meil endal tegevusalade mõju nagu majandusele on muutunud marginaalsemaks, et muutused on natuke kergelt üles või kergelt alla, siis ka tegelikult Euroopa majanduskasvud on väga palju seal 1 ja -1% vahele. Üksikud riikid kasvavad märgatavalt kiiremini. Eelkõige siis Poola, kus teise kvartali majanduskasv oli 4% ja Küpros ka 4% ligidale 3,7%. Kui me vaatame oma lähiriike, siis Soome on meile sarnase majanduslangusega, Rootsi majandus teises kvartalis ei muutunud, Läti on jätkuvalt languses, lähinaabritest Leedu on parima käiguga, kus majandus kasvas üle 1%. Kokkuvõtvalt siis võib öelda, et majanduslangus on veidi taandunud, seda on trendis selgelt näha. Suurtest tegevusaladest siis kaubandus ja ehitus on negatiivse panusega, mida on tunda, aga tegelikult enamik tegevusalasid on sellise tagasihoidliku panusega, isegi kui see on negatiivne, siis see majandust oluliselt ei pidurdanud. Ja kinnisvaraalane tegevus on siis selgelt kõige tugevama positiivse panusega. Maksulaekumised kasvavad vaatamata maksumäärade kasvule. Eratarbimine on jätkuvalt languses, nii nagu ka varasemalt, et seda on ka kaubanduse sektorist näha, et kui kaubanduse sektori lisandväärtus kõvasti langes ja samamoodi muud kaubanduse näitajad on näinud, et jätkuvalt on inimeste kindlustunne ja tarbimine languses. Investeeringud kergelt kasvasid teises kvartalis ja tegelikult, kui me vaatame teisi kvartaleid võrdleme aastate lõikes, siis viimati olid teise kvartali investeeringud nii kõrged viimati 2021. aastal. Ja väliskaubanduse käekäik on siis sarnane sellele, mis toimus tööstuses, et on näha paranemist, tegelikult ka seoses teiste tegevusalastega, et transport tegelikult samamoodi mõjutab kõvasti väliskaubandust või sellega seotud, ehk siis väliskaubanduse paranduses on ka transpordisektoril läinud paremini. Natukene ka suvisest suurrevisionist, et 2 nädalat tagasi me avaldasime siis selle aasta revisjoni. Kui me muidu iga suvi korrigeerime või täpsustame viimase 4 aasta näitajaid, siis sel aastal tegelikult võtsime lahti terve SKP aegrea alates 1995. aastast
See on siis seotud sellega, et iga 5 aasta tagant toimub üle-euroopaline aegridade suur revisjon, kus siis vaadatakse tegelikult juba metoodiliselt natuke täpsemalt arvestusi üle, et oleks riikide omavaheline võrreldavus tagatud. Sellest tulenevalt me tegime mõned metoodilised uuendused. Nendest kõige suurema mõjuga oli siis eluruumide arvestuse uuendamine, kus meil osad arvestuse lõiked läksid varasemast oluliselt detailsemaks. Samuti muutsime seda, kuidas me jaotame kulumit kvartaalses lõikes. Nüüd uus metoodika silus sealt välja sesoonsust ja muutis kulumi aegrea ühtlasemaks. Võtsime arvesse ka taastuvenergia tasud selles mõttes, et kui nad varasemalt olid arvestatud toodangu sisse, siis nüüd nad on toodangust välja viidud, mis tähendab, et sealt on nii negatiivne mõju toodangule kui ka lisandväärtuse näitele. Seevastu eluruumide arvestuse metoodiline muudatus mõjus lisandväärtusele positiivselt. Rutiinsematest muudatustest oli ümberklassifitseerimine, mis tähendab, et me iga aasta vaatame üle, millised üksused kuuluvad erasektorisse, millised avalikku sektorisse ja kui ilmneb, et mõne majandusüksuse, näiteks ettevõtte turutoodang jääb alla siis juba riigi vahenditest saadud tulule, siis ta ümber klassifitseeritakse valitsemissektorisse. Ja selline tehnilisemad muudatused tuli kasutusele uus Koikop, mis on siis individuaalse tarbimise klassifikaator. Ja seal peamine muudatus on lihtsalt selles, et varasema 12 kulugrupi vahel asemel jaotatakse nüüd inimeste tarbimiskulutused 13 kulugruppi. Ja see on tehniline muudatus rahvusvaheliselt tasandilt tulenev sellest, et on tekkinud võib-olla uusi tooteid ja kaupasid, mida varasem klassifikaator lihtsalt väga täpselt välja ei toonud ja nüüd uues klassifikaatoris on need paremini kaastatud. Teine tehniline muudatus oli referentsaasta muutmine, mis tähendab, et kui me varasemalt arvestasime siis SKP reaalväärtuseid 2015. aasta hindades, siis nüüd me teeme seda 2020. aasta hindades. See ei avalda mõju mitte mingit pidi SKP kasvu näitajatele, vaid lihtsalt muudab reaalväärtuse nominaalset taset. Ja kui me võtame kõik need muudatused kokku, eelkõige siis need metoodilised muudatused eespoolt, siis eelkõige oli mõju SKP tasemele just perioodil 2011–2023 ja see tõstis SKP taset siis sõltuvalt aastast kuni 2% punkti. Sellel on mõningane mõju natukene SKP kasvudele, kuid oluliselt see ei muuda seda, kuidas me näeme SKP trendi pikemas aegreas. Mõningate aastate näitajad kasvasid rohkem kui teistel. Kui me vaatame seda perioodi just 15–19, siis seal pigem SKP kasvud muutusid veidi madalamaks. 2011–14 siis SKP kasvud suurenesid. Kõige tuntavam mõju oli 2020. aastas, mis oli teadaolevalt siis koroona aasta. Seal siis meie majanduslangus natukene süvenes võrreldes sellega, mis me varasemalt olime arvestanud. Aga seal ei ole ka ainult suurrevisjoni mõju, vaid ka on seotud sellega, et 2020. aasta kohta meil on koostatud ka pakkumiskasutamise tabelid, mis nüüd sai SKP aegrite sisse võetud. Ja see oleks minu poolt siis kõik. Aitäh! Meil on vahepeal tulnud ka mõned küsimused, võtan siin järjest, et üks küsimus on seotud nüüd selle kinnisvara panusega, et mis selle kinnisvaraga on, miks see meie majanduses nii palju nüüd kasvas? Jah, kui me räägime nendest panustest SKP-s, siis me peame meeles pidama, et tegemist ei ole toodanguga, vaid lisandväärtusega, mis tähendab seda, et panus SKP-sse ei väljendu selles, et kui palju mingi sektori müügitulu on tingimata kasvanud, vaid selles, kuidas lisandväärtus seal moodustub. Kinnisvaraalase tegevuse puhul siis saab välja tuua, et seal on ühest küljest olnud tegemist hinnamuutustega ja teiselt poolt on hästi suurt mõju avaldanud FISIM-i näitaja, mis on siis kaudsed finantsteenused, mis on seotud siis kinnisvaraalaste tegevustega. Ja teine küsimus on seotud nüüd selle eratarbimisega, et see jätkas vähenemist esimese kvartali rütmis, et oskad sa öelda,
mis selle taga on, kas inimestel on vähem raha või nad lihtsalt säästavad rohkem ja ei julge tarbida? Eks kindlasti on see, et tänaseks on juba tarbimine nii pikalt olnud languses, et sellest on ka mujal kirjutatud, et inimeste säästud on sellega pihta saanud ja ka tarbijate kindlustunde näitaja on päris pikalt olnud väga madalal, mis näitab sellele, et inimestel lihtsalt võib-olla tõesti ei ole nii palju vahendeid enam, mille arvelt igapäevaseid tarbimiskulutusi teha. Ja seda on ka kaubandusketid välja toonud, et seda on eelkõige näha just tööstuskaupade müügis. Aitäh! Paistab, et rohkem küsimusi praegu ei ole, aga suur aitäh, Robert, ja suur aitäh kuulajatele ja soovin omalt poolt kaunist reedet!